Relvarahu Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel on lõppenud ning seega algab potentsiaalse põhiseadusliku kriisi saaga Ameerika Ühendriikides. Jah, eile algas sündmuste jada, mis viis relvarahu lagunemiseni. Ameerika Ühendriigid olid eelmisel päeval välja kuulutanud projekti Project Freedom, mille eesmärk oli evakueerida Hormuzi väinas lõksu jäänud laevad. Seejärel toimus plahvatus Lõuna-Korea poolt opereeritaval laeval. Lisaks teatas Trump, et Ameerika Ühendriigid olid piirkonnas alla tulistanud 7 kiirkaatrit, kuna need kujutasid väidetavalt ohtu osale USA laevastikust. CENTCOM ütles selle asemel, et tegemist oli 6 paadiga. Samuti ei ole hetkel selge, kas Trump kasutas lihtsalt ebatäpseid väljendeid või on Iraanil mingisugune salajane tehnoloogia, mis võimaldab nende kiirkaatreid alla tulistada, mitte lihtsalt uputada. Ta ähvardas ka Iraani maa pealt minema pühkida. Seejärel tulistas Iraan Araabia Ühendemiraatide pihta 12 ballistilist raketti, 3 tiibraketi ja 4 enesetapurrinde drooni. Miks just AUE? Võib-olla lihtsalt sellepärast, et see on lähedal. Võib-olla on Iraan pahane, et AÜE lahkus OPEC-ist. Kes teab? Üks huvitav tähelepanek on see, et tundub, et Iisrael aitas Iraani rakette alla tulistada. See on oluline, sest üks seletus 7. oktoobri rünnakule oli muuta sõjaline liit Iisraeli ja tema Araabia naabrite vahel võimatuks. Kuid nüüd teevad nad koostööd. Hoia silm peal, mis toimub Saudi Araabiaga selles vallas, sest see on piirkonna suurim kuningriik. Samal ajal on Iraani riigimeedia väitnud, et nad on tabanud USA fregati. See oleks sõja seni kõige huvitavam areng, arvestades, et Ameerika Ühendriikidel pole praegu ühtegi fregati kasutusel. See, mida te praegu näete, on alles ehitamisel oleva Constellationi kujutis. Igal juhul olen ma nautinud uudistesaadete vaatamist, kus küsitakse, kas relvarahu on läbi. Siin on üks põhjalik analüüs, mida ainult kaardil olevad jooned suudavad pakkuda. Sõna on relvarahu. See on tegelikult liitsõna, mis koosneb sõnadest seize ehk lõpetama ja fire ehk pauku tegema. Kuna paugutamine on uuesti alanud, siis jah, ma usun, et relvarahu on läbi. See muidugi eeldab, et relvarahu üldse kunagi kehtis. Iisrael sihtis endiselt Hezbollahad Liibanonis ja üks relvarahu tingimusi oli, et Iraan avaks taas väina. Seega, olenemata sellest, kummal pool geopoliitilist lõhet sa oled, relvarahu tingimusi ei täidetud. Haruldane juhus, kus passiivi kasutamine on tahtlik, sest ma ei taha öelda, kes seda rikkus. Igatahes on 2 asja, mida ma tahan teha ülejäänud tänase video jooksul. Esiteks, arutada, miks Project Freedom ei hakka sellisel kujul toimima. Ja teiseks, põhiseadusliku kriisi võimalus ning miks tuleb veel palju segadust selle üle, kas relvarahu püsib. Alustame projekt vabadusest. Ja kokkuvõtteks sellest, mida ma selles osas öelda tahan, me näeme siin järjekordset poolikut lahendust, kuigi tegelikult oleks vaja kas suurelt tegutseda või üldse mitte. See ei ole traditsiooniline saatemissioon, kus suured USA laevad sõidavad konvois, et kaitsta sõbralike riikide kaubalaevu, nagu tehti Iraani-Iraagi sõja ajal. Sellel oleks vähemalt mingigi võimalus töötada, kuigi põhjustel, mida ma kohe selgitan, saan ma aru, miks Ameerika Ühendriigid seda meetodit ei kasuta. Tundub, et CENTCOM püüab hoopis juurutada protseduuri, kuidas laevu Pärsia lahest välja tuua. See võimaldaks neil vähemalt pardal oleva kauba kohale toimetada ning suurendaks ka transpordilaevade pakkumist ülejäänud maailma turule. See tähendab enamasti nende juhatamist läbi väina. CENTCOM on avaldanud vähe üksikasju selle kohta, mida see tähendab. Osa sellest, olen kindel, on tagada, et USA merevägi oleks teadlik kavandatavast läbipääsust ja saaks pakkuda toetust, mida ta on valmis andma. Osa sellest on tõenäoliselt koordineerimine USA mereväega marsruudi osas, mis on hiljuti üle vaadatud ja miinidest puhastatud. Osa sellest võib olla ka käega katsutava abi pakkumine, kui tekib oht, olgugi et seda tehakse droonide või võib-olla helikopteri kaudu. Kuid suurim osa sellest on palve, et laevandusettevõtted selle skeemiga kaasa läheksid, arvestades, et aktiivne kaitse on minimaalne.
mul oleks nende turvalisuse suhtes rohkem usku, kui raskelt relvastatud sõjalaevad oleksid otse nende kõrval. Kuid merevägi ei paista olevat huvitatud saatjaks olemisest. Ilmselt seetõttu, et see on liiga ohtlik. Kui on mereväe jaoks liiga ohtlik, mida see siis ütleb tsiviillaevade riskide kohta? Samal ajal on Iraanil kõik põhjused neid laevu rünnata. Kuni Ameerika. Ühendriigid blokeerivad väina Iraani sadamatega seotud laevadele. Pole Iraanil selles rahus eriti midagi võita. Selle punkti juurde peame hiljem põhjalikumalt tagasi tulema, kuid pole mingi saladus, kuidas kokkuleppe jõustatavaks muuta. Mõlemal poolel peab olema isiklik huvi kokkulepet järgida, mis tähendab, et see peab olema parem kui sõtta naasmine. Praegusel kujul ei ole see Iraani jaoks parem kui võitlusse naasmine. Kui rääkida võitlusest, siis Ameerika Ühendriikide täielik lahendus oleks Iraani võimekuse nõrgestamine rannikualadel, millega hakati just relvarahu sõlmimise ajal alles tegelema. 3 nädalat hiljem on tõenäoliselt kogu tehtud töö seal tühistatud. Ma arvan endiselt, et see ülesanne on Ameerika Ühendriikide jaoks sõjaliselt teostatav, kuid see nõuab pühendumist, mis tähendab kulusid, aega ja riske. Seega tekib sügavam küsimus, miks Ameerika Ühendriigid ei kanna neid kulusid, ei kuluta seda aega ega võta neid riske? Ma olen kindel, et olete sellele küsimusele hiljuti palju vastuseid kuulnud. Aga keskendume sellele, mis on viimase 2 nädala jooksul esile tõusnud. Keri tagasi aastasse 1973. Vietnamis ei läinud asjad hästi. Kongress oli muutunud rahulolematuks, et Ameerika Ühendriigid olid veetnud viimase 10 sõdides, sõda, mida seadusandlik kogu polnud veel ametlikult välja kuulutanud. Seetõttu püüdis sõjapidamisvolituste resolutsioon piirata täidesaatva võimu volitusi, kohustades presidenti saama kongressi heakskiidu 60 päeva jooksul pärast konflikti algust. Nixon vetostas selle resolutsiooni, nimetades seda kongressi põhiseadusvastaseks võimu haaramiseks, kuid esindajatekoda ja senat omasid rohkem kui 2/3 häälteenamust, et presidendi veto tühistada. See sai seaduseks. Sellest ajast alates on presidendid endiselt tagasi lükanud sõjapidamise volituste resolutsiooni, pidades seda põhiseadusvastaseks sekkumiseks sõjalise kontrolli delegeerimisse täidesaatvale võimule. Presidendid on siiski sõjapidamise volituste resolutsioonile vaid näiliselt allunud, soovimata, et kongress viiks presidendi poliitikaid ülemkohtusse. Mõelge sellele, kui omamoodi Lineson loosi stiilis läbirääkimistele. See tuub meid praeguse olukorra juurde. Sõda Iraaniga algas 28. veebruaril. 60 päeva tähendab seega 28. aprilli. Avaldan selle video 67. päeval, mis pole juhuslikult ka minu 67. järjestikune päev video avaldamisel. Sõjapidamise volituste resolutsiooni kohaselt vajas president eelmisel nädalal kongressi luba. Mis on administratsiooni õiguslik seisukoht selles küsimuses? Hagsef andis eelmisel nädalal kongressi ees tunnistusi ja tuli välja ettevalmistatud õigusliku teooriaga. 60 päeva oli möödunud, kuid need ei olnud 60 päeva aktiivseid vaenutegevusi. Relvarahu peatas sisuliselt aja arvestamise, mis puudutab sõjapidamise volituste resolutsiooni. See loogika aitab samuti selgitada administratsiooni reaktsiooni tulevahetuse taaspuhkemisele. Hoolimata sellest, et tulistamine enam ei ole peatatud, oleme me endiselt relvarahus, sest vastupidise väitmine käivitaks selle aja arvestamise uuesti. 25. mai oleks uus tähtaeg, kui asi nii kaugele jõuaks. Mis siis edasi saab? Oletame, et tulistamine jätkub kogu selle perioodi vältel. Või võib-olla on mõned päevad, mil osapooled peavad de facto relvarahu. Aga igal juhul on hiljemalt juuniks möödunud 60 päeva tegelikku võitlust. Mis see saab? Alustuseks ei usu ma, et Trumpi administratsioon hooliks sellest. Tegelikult olin ma üllatunud, et Hagsep tunnistas nii, nagu ta tegi. Ma oleksin varem arvanud, et administratsioon väidab, et sõjapidamise volituste resolutsioon hõlmab ainult 60 päeva järjestikuseid vaenutegevusi. Nii et kui sa tegutsed 59 päeva, siis pead vaherahu ja sõda algab uuesti, oleks veel 60 päeva, enne kui meie 60-päevane piirang jõustub. Selle asemel võiks Trump võtta kasutusele sama teooria, mida Obama administratsioon esitas Liibüa puhul.
sõjapidamise volituste resolutsioon siin ei kehti, sest maavägesid kohal ei ole ja seetõttu on risk USA sõjaväelastele minimaalne. Siiski väitis Obama ka seda, et Ameerika Ühendriigid ei olnud peamine sõdiv pool, vaid pigem toetasid Liibüa mässulisi, mida Trump väita ei saa, sest Ameerika Ühendriigid tegid seal asju vales järjekorras. Otsese kongressi sekkumise osas ei oota ma siin suurt midagi. Mõlemad kojad on endiselt vabariiklaste kontrolli all. Ja kuigi sõda on olnud uskumatult ebapopulaarne, ei ole me siiski näinud, et kongressi vabariiklased oleksid administratsioonist märkimisväärselt eemaldunud. See võib muutuda, kui novembri vahevalimised lähenevad ja küsitlustulemused muutuvad mõjukamaks, kuid praegu on see siiski vaid hüpoteetiline. Aga asi on selles. Olemasolevad seadused ei vaja Washingtonis pidevat heakskiitu, et need oleksid endiselt siduvad. 60 päeva ületamine on endiselt ebaseaduslik sõjapidamisvolituste resolutsiooni kohaselt, sõltumata sellest, kas kongress seda aktiivselt jõustab või mitte. Igal inimesel, keda jätkuv võitlus kahjustab, on õigus kaevata, mis tähendab sisuliselt kõiki, sest kõrgemad kütusehinnad mõjutavad peaaegu kõiki. Seega võime näha, et ülemkohus võtab sõjapidamisvolituste resolutsiooni käsitleva kohtuasja menetlusse ja saame lõpuks teada, kas see on põhiseaduslik või mitte. Tuletan teile meelde, et ma ei ole jurist, kuid poliitikateadlasena tuletan samuti meelde, et ülemkohus on poliitiline organ ning õiguslikud teooriad on vähem tähtsad kui kohtu poliitiline hoiak. Praegu kaldub 6-9 kohtunikust konservatiivsele poolele, kuid osa neist läheb Trumpi administratsiooniga eriuljaste poliitikate asjus sageli lahku. See on minu viis öelda, et ma ei tea, kummale poole kohus otsustaks. Kui kohus tühistab sõjapidamisvolituste resolutsiooni, siis ülejäänu, millest me kohe räägime, muutub ebaoluliseks. Parim, mida sõjavastased võiksid loota, on abi juhul, kui demokraadid võidavad novembri vahevalimised suurelt. Kui kohus aga kinnitab sõjapidamisvolituste resolutsiooni, siis siin hakkavad asjad huvitavaks minema. Siis peaks Trumpi administratsioon otsustama, kas nad järgivad seda. Pane tähele, et seadus annab presidendile 30 päeva, et konflikt ilma loata lõpetada. Tõenäoliselt pikendaks ülemkohus seda kuni otsuse tegemiseni, sest 30-päevase perioodi mõte on kõik lahtised otsad kokku tõmmata. Siis tuleb arvestada ka sellega, kui kiiresti ülemkohus tegutses. Kohus võib tegutseda kiiresti, kui ta seda soovib. Mõtle Bush v. Gore'i kohtuasjale 2000 aastal. Aga jällegi, kohus on poliitiline tegija ja asja venitamine on kasulik, sest see lükkab probleemi edasi ning võimaldab otsustavaid kohtunikke kauem kõrvale jääda. On võimalik, et probleem laheneb siis iseenesest ja sel juhul ei pea kohus otsust langetama. Asi on selles, et me võime väga hästi oodata suve lõpuni või isegi kauem, enne kui see kõik lahenduse leiab. Alles siis võiks tekkida põhiseaduslik kriis, eeldusel, et Trumpi administratsioon keeldub allumast. Viimane asi, millele ma siin tähelepanu juhin, on see, et Trumpil saab olema raske sõda jätkata, kui ülemkohus kuulutab sõjapidamisvolituste resolutsiooni ühemõtteliselt põhiseaduspäraseks ja kongress ei anna edasiseks tegevuseks luba. Sel hetkel on kongressi vahevalimised kohe ukse ees. Ja kuigi ma kahtlen, et vetotõrjuv superenamus suudab täidesaatva võimu täielikult peatada, hääletab piisavalt vabariiklasi oma partei vastu, nii et Valge Maja ei suuda sõja lõpetamata isegi põhilisi rahastuseelnõusid läbi suruda. Sul on ka väike probleem sellega, et USA sõjavägi vannub truudust põhiseadusele, mitte presidendile. Samuti hakkad nägema mitmeid kõrgetasemelisi tagasiastumisi, mis peatavad igasuguse edasimineku Iraanis, kahjustades USA sõjaväge terveks põlvkonnaks. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Relvarahu on praeguseks lõppenud, hoolimata vastupidistest eitustest. USA uus katse tuua laevu läbi väina seisab silmitsi raskustega, et taastada laevaliiklus tavapärasele tasemele. Ja peagi on ees palju suurem vaidlus sõjapidamisvolituste resolutsiooni üle. Samal ajal saad järele vaadata kõiki teisi hullumeelseid sündmusi Lähis-Idas, vaadates seda esitusloendit. Kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume järgmine kord. Hoia end!
Ma ei saa kinnitada ega ümber lükata, kas meil on kamikaatse delfiine, aga ma saan kinnitada, et neil ei ole.